Täna pidime rääkima tarkuse sõnast ja järjekorras on see vist 4. osa meil. Ja eelmine kord rääkisime tunnetuse sõnast ja mainisime ka seda, et tarkuse ja tunnetuse sõna tihtipeale käivad käsikäes. Tunnetuse sõna viitas Jumala üleloomulikule teadaandmisele hetkeolukorra kohta või millegi kohta, mis on olnud. See on lihtsalt info, fakt, teadmine, arusaamine, kuidas Jumal asju näeb ja on näinud ja ta annab sellise arusaamise ja mõistmise. Üleloomulikku, mida meil ei saa endal mitte kuidagi olla, me ei saa seda kuidagi teada, seda välja mõelda. Aga tarkuse sõnaga läheb asi natuke veel põnevamaks. Ja tarkuse sõna siis, nagu me varem juba mainisime, räägib millestki, mis on ees, mis on tulemas või kus Jumal näitab oma plaani, oma eesmärki, oma tahet, näitab suuniseid, juhatab, annab praktilist nõu, mida ise ei mõtle välja. Nüüd tarkuse sõna puhul on tähtis teada seda, et vahel inimesed ajavad segi ja mõtlevad, et see on vaimu and, et see on tarkuse and. Et kellelegi on püha vaimu poolt antud selline üleloomulik tarkus või ta on lihtsalt targem kui teised, nagu Saalomon. Saalomon sai selle tarkuse vaimu või ta liikus kogu aeg tarkuses, aga see ei olnud tarkuses sõna, vaid see oli üleüldine selline tarkuses liikumine. Mis veel võiks öelda, näiteks töömehed Vanas Testamendis Jumal ütles, et need, kes hakkavad seda kohtumistelki ehitama seal Moosese juhiste järgi, et võta need mehed Juuda suguharust, ma olen nad täitnud tarkuse vaimuga. Jah, nendel pea lõikas, kuidas teha seda tööd, kuidas lõigata kalliskive, kuidas lõigata puitu, nii ja naa. Neil selle koha pealt lihtsalt kuidagi see Jumala soosing tegi, et neil oli väga kerge leida lahendusi ja mõelda, aga see ei olnud tarkuses sõna. Et see jälle nagu tunnetuse sõnaga, see sõna viitab ühele konkreetsele infojupile, mis on üleloomulik, mis tuleb nagu pusletükk sellesse hetke ja ega see ei tähenda, et ütleme, tarkuse vaimu täis inimene ei võiks saada ka tarkuse sõna selle kõige keskel, aga need on kaks erinevat asja. Ja see ei ole ka piiblitarkus, et kui keegi õpib hästi palju piiblit ja tunneb piiblit peast, tal on tohutud piibli teadmised, siis on tal tarkuse sõna. Ei ole, tal on lihtsalt piibli teadmised, ta võib olla väga haritud piibli koha pealt, aga see ei ole Jumala hetke sõna või olukorra sees, mis on üleloomulik nõu või juhis või teadaandmine tuleviku kohta. Kellel oli väga palju tarkuse sõna piiblis, mida näha on prohvetid. Prohvetid teadsid kas nii seda, mis oli, mis on, aga tarkuse sõna puhul me näeme läbivalt läbi Vana Testamendi, kus nad ütlesid, nii on, nii läheb, nii juhtub, nii saab olema. Nii et see tarkus, iseenesest üleloomulik tarkus, aga tarkuse sõna, need on kaks erinevat asja. Ja ma usun, et me saame selle asja selgeks, kui me siia sügavamalt sisse vaatame, mis vahe on üleüldisel tarkusel, piiblitarkusel, Jumala poolt antud tarkusel mingisuguses ametis või ülesandes ja mis vahe on tarkuses sõnal, mis on vaimuand ühes hetkes, ühes olukorras. Näiteks üks asi, mille poolest tarkuse sõna vaimuand ka veel erineb, on see, et
tarku mehi võib olla palju koos, eks. piiblitarku mehi, ametialaseid tarku mehi nagu Saalomon. Neid võib olla mitu tükki koos, aga esimese Korintuse 12 ütleb, ühele antakse tarkuse sõna, teisele tunnetuse sõna, kolmandale seda, neljandale seda. Ei anta, sest see üleloomulik Jumala tarkuse sõna ei tule nagu kollektiivselt kõigile korraga, vaid üks äkki kuuleb midagi vaimus, näeb midagi vaimus, talle tõuseb esile üks teadmine, mis on ees või mida peab nüüd tegema ja see üks annab selle info edasi ka teistele. Nii et see on üks üleloomulik teadmine ja me saame seda vaatama. Aga eelmised korrad ma unustasin ära teile üldse anda selle klassifikatsiooni või sellise üleüldise, kuidas seda öelda nüüd, sellised need kategooriad, mis seal esimese Korintuse 12. peatükis püha vaimu andide kohta kehtib. Ja nagu Kenneth Eigan oma vaimuandide raamatus siin toob välja, ta ütleb, et on need 9 andi, mis seal loetletud on, need kuuluvad 3 eri kategooriasse. Üks on need annid, mis toimivad välja rääkides. Ja need on prohvetlik kõne. Sa ei ole ju üksi kodus omaette vaiksel tunnil ja kukud äkki iseendale prohvetlikult kõnelema. No võib-olla juhtub seda, aga üldiselt piibel ütleb, et prohvetlik kõne on koguduse ehitamiseks. Ja see kuulub ikkagi väljarääkimisele ja see võib olla kas siis nagu nägija räägib piltide kaudu ja kuuleb sinna vahele ka sõna või on siis need prohvetid, kes kuulevad oma seest lause järel ja räägivad välja, mida Jumal räägib ja seal ei pruugi olla selliseid pildiinfosid, nagu ütleme nägija prohvetite puhul. Aga sinna me praegu ei lähe, me ei räägi täna prohvetlusest, vaid see väljarääkimise annid on siis prohvetlik kõne, keelteand tähendab mitte see palvekeeled, aga kui sulle tuleb ilmutus, kõigepealt üleloomulik keeltes sõnum. Sa järsku hakkad rääkima nii, et sa tead ise ära, sa väga selgelt kuuled ja teised su ümber kuulevad ka, et see ei ole sinu tavaline palvemootor ja palvekeel, vaid järsku selle keele intonatsioon muutub, keel ise muutub, intonatsioon muutub palju nagu valjemaks ja autoriteetsemaks, kõlavamaks ja need sõnad on selgesti eristatavad. Aga see on tundmatus keeles. Ja see, kes seda keeltes sõnumit edastab, see teab, millal see algab ja see tunneb ära ka, millal see lõpeb, kui toimub selline vaibumine. See pinge läks maha ja edasi sa võid keeltes palvetada oma palvekeeli, aga sõnum oli konkreetselt algusest lõpuni hoopis teistmoodi, see võttis teistsuguse kuju. Ja nüüd keeltes sõnumist ei ole kasu. Võib-olla on midagi kasu, no ma ei tea, võib-olla inglid saavad aru, aga kuna vaimuannid peaksid olema kirjade järgi koguduse ülesehitamiseks, siis isegi kui sa keeltes deklareerisid midagi vaimumaailmasse ja inglid läksid midagi täitma näiteks, siis see otseselt koha peal kogudust ei juhatanud, ei kinnitanud. Kogudus ei saanud sellest midagi rohkem kui võib-olla kananaha, et Illar sai näiteks keeltes sõnumi ja nüüd kõik ootavad tõlgitsust, aga keegi ei oska astuda usu läbi selle sisse, et ka tõlgitseda. Ja seda te võite lugeda esimese Korintuse 14. peatükis, kus räägitakse sellest keeltest, mida peab tõlgitsema.
palvekeeli me ei tõlgitse. Palvekeel on lihtsalt vaimukommunikatsioon Jumalaga ja see on meie vaimu ja Jumala vaimu vaheline salakeel, mille kaudu Jumala vaim vahendab midagi, meie vaim, Jumala vaim, omavahel koostöös ja seda ei pea tõlgitsema. aga kui tuleb see sõnum keeltes, siis on normaalne see, et sa ise ootad, see on hetk vaikust, vahel sa võid selle keeltes sõnumi ajal kogeda ise, et sa saad aru, mille kohta see käib ja nii, aga peale seda keeltes sõnumit me võtame hetke, ootame ja siis kas tuleb kellelegi teisele nagu prohvetliku kõnena või selline tõlgitsus või tuleb sulle endale. aga täna me nendest ei räägi, vaat ma lihtsalt mainin, et on see üks kategooria, on väljarääkimise üleloomulik vaimuand, mis väljendub läbi prohvetliku kõne, keeltes sõnumi ja keelte tõlgitsemise. teine grupp on tegevad annid ja see eeldab tegu, tegemist. see on usk, üleloomulik usk. aga kui tuleb see üleloomulik Simsoni usk nii-öelda või selline tugev hetke teadmine, mis ei ole üleüldine lihtsalt põhimõtteline usk Jumalasse, põhimõtteline usk, kas sa usud, et Jumal tervendab? loomulikult usun, me näeme seda iga päev. see ei ole üleüldine usk, vaid see on selline usk, mis on nii, et sel hetkel sa võid võtta suure kivi sülle ja tassida pika maa taha ja sa ei saa aru, kus sul see jõud. aga sul on see usk, et sa tuled sellega toime. sa võid hüpata üle kuristiku või usk, et mingi asi praegu, mis sa nüüd teed, see toimib. Kellelgi oli usuand, ma mäletan ühel hetkel, kui oli ühe pastori tütar oli vaja kiiresti viia kas Lätist või Tartust või kuskilt kiiresti Rootsi haiglasse, kes oli suremas haige. ja kellelgi oli seal selline usuant oli sel hetkel, ta ei teadnud telefoninumbrit, kellele helistada ja ta lõi sisse suvalise numbri usus ja see oli õige inimene, kes sai saata helikopteri ja kuidagi midagi sellist. ma mäletan nagu seda, et see oli tohutu usk sel hetkel, et praegu Jumal, sina ühendad mind ära ja see sündis. ühesõnaga, aga usuannist me jõuame ka rääkida. selles teises kategoorias on siis annid, mis on seotud mingisuguse tegevusega. on siis kas usk, mis suunab sind midagi tegema, välja kuulutama, see on füüsiline akt ja seal on imesid, kuidas seal on vägevaid tegusid, on vist eesti keeles, et vaimuand teha vägevaid tegusid, teha imesid. see on ka ju tegu, see on midagi, mida sa teed. nagu ma siin mainisin kuskil eelmised korrad, et nii pisikene labane asi, et rebid suure kõrvitsa juurtega maast ülesse ja sel hetkel tabab sind tohutu usk, et kui ma nüüd vajutan ta tagasi mulda ja kastan, siis ta ei närtsi ära, vaid kasvab edasi. ja ma tegin seda ja see kõrvits jätkas kasvamist, nagu ta ei olekski mu käes kõlkunud ilma juurteta. et kuskil siin tuli see oli usk, tegu ja Jumala imevägi mingil viisil korraldas selle, et see suur kõrvitsataim ei närtsinud ära suvepalavuses. ja siis on kolmas tegemise and on andeid terveks teha. ja nüüd nende mõlema puhul on vaja panna tähele seda, et need kaks andi on mõlemad mitmuses, mis viitab sellele, et ka siin omavahel on inimestel eri tüüpi need imet tegevad või vägevaid tegusid tegevad või tervendavad annid. et seal ei ole lihtsalt üleüldine and teha imesid, vägevaid tegusid, kõiki võimalikke, vaid seal on andeid.
ja tervenemise kohas ka. Püha vaim annab erinevatele inimestele erinevaid andeid. Kes tervendab enamasti ainult kurte, kes tervendab enamasti ainult vähist, kellel on eriline and seal palvetada seljavalude eest. kuidagi toimub see mingil viisil, see võib olla ka seotud sellega, et kui inimene ise on mingi lahingu võitnud, siis ta teab, et tal on selle teemani üle meelevald, selle haiguse üle. ja seal toimib usu läbi temal see üleloomulik and. tähendab, püha vaim saab teda kasutada, sest tema uskmatus ei tõrju püha vaimu ära. vaata, püha vaim suudab teha kõike kõikide sees. aga kui meie paneme piduri peale, tõmbame käsipiduri ka veel peale, paneme tagurpidi käigu sisse, siis püha vaim ei saa midagi teha, kui sa keeldud. eks, kui sulle sellel hetkel ei toimi see ususild sellesse imesse, aga teine läheb kohe ja paneb käed peale ratastoolis, inimene tõuseb püsti, eks. aga siin on erinevad anded. ja kolmas kategooria siis olid ilmutavad annid. nii et üks oli siis kõnelevad annid, üks oli tegevad annid ja üks on ilmutavad annid. Need ilmutavad annid võivad toimida ka kõnelevate andide sees. näiteks prohvetliku kõne sees sa võid järsku saada tunnetuse sõna või tarkuse sõna. eks, see võib hüpata sinna sisse, aga reeglina ilmutavad annid, need on kõigepealt on sinu oma sees, sa ei tee suud lahti. me eelmine kord rääkisime tunnetuse sõnast, kuidas sa võid oma silmes näha, sa võid kuulda ühte sõna, sulle võidakse öelda seda, kas nägemuses, unenäos, aga see on sinu sees, keegi teine sinu ümber ei näe seda ja ei kuule. ja see on sinu valik, kas sa ütled selle välja või ei. aga and on toiminud, sa oled näinud seda, sa oled kuulnud, sa oled tajunud, sa oled tunnetanud, eks. Te siis ilmutavates andides on tunnetuse sõna, tänane tarkuse sõna, millest me hakkame rääkima, ja vaimude eristamise and. ükski neist kolmest ei eelda sinult verbaalset väljendamist või mingit tegutsemist, aga see teadmine tuleb sinu sisse ja siis, kas Jumal annab sulle tarkust, mis sa teed, või sa otsustad ise, millal sa seda edasi annad või kas sa üldse seda ütled, kas see on ainult sinule teadmiseks. aga need on siis ilmutavad annid. nii et kas oli mingis mõttes nüüd selge, et on kõnes väljendatav, kõnes väljendust leidvad annid, on tegude läbi ilmsiks saavad annid ja on sinu sees ilmutatavad annid. nii, mida siit veel, ma olen pannud siin kõik omale punktid järjest kirja, ma võtan siit järjest. Eks siis ise tehke märkmeid või kuidas te tahate, nii et ma püüan mitte kalduda jutlustamisse. väga kerge on jätta oma märkmed sinnapaika ja kulutada pool tundi mingi asja jutustamisele ja siis me ei jõua selle materjali edastamisega kuskile. nii et palvetage minu eest, et ma lihtsalt edastan täna materjali. jutlustada jõuame teinekord, eks. nii, ma olen siia kirja pannud seda, et need vaimuannid, eriti prohvetlik kõne ja tunnetuse sõna, tarkuse sõna, mitte kunagi ei ülenda, ei ülista, ei rõhuta ja ei tõmba tähelepanu inimesele. mida ma sellega mõtlen? üks näide, kuidas seda võltsingut ja kuritarvitamist võib näha, on millest tunda ära valeprohvetid. maailm on täis neid. Neil on miljonid järgijad. mis seal on? tuleb keegi ja kukub prohveteerima sellele kuulsale, keda kõik siis nii-öelda imetlevad ja järgivad. ja ütled, sina oled see ja sina oled see ja Jumal teeb sinu kaudu seda ja sina oledki see Eelia, kes pidi tulema. ka autentsed prohvetid on selliste jutumärkides tunnetuse ja tarkuse sõnadega pandud kukkuma. keegi oli
Dowie või keegi, kes oli Ameerikas. Näed, mul praegu ei tule kõik need nimed meelde, aga ta oli autentne jumala prohvet, väga apostellik, ta rajas midagi väga suurt, kõik oli õige, jumal liikus, tohutu tervendamisand, tohutud imed olid. Kuni tema ümber inimesed hakkasid talle ütlema, et sina oledki see Eelia, kes pidi tulema. Ja ta jäi lõpuks uskuma. Ja see oli tema lõpu algus. Nii et üks asi, mida me kuuleme tänapäeval ja eriti seal Aafrika poole peal Nigeerias on sellised suured tegelased, kellest mõni on juba läinud igavikku, kus kellele on prohveteeritud ja mis seal veel oli, mida mina panin tähele, seal olid, millest tunda ära valeprohvetit, kui inimesest aetakse teemoneid välja ja see teemon kukub ülistama seda niinimetatud prohvetit ja ütleb, et me ei karda kedagi teist nii kui sind. Sina oled kõige suurem. Sina oled kõik, keegi teine ei teeni oma Jumalat nii ustavalt kui sina. Ainult sina oled kõigist üle. Ainult sind me kardame. Ainult sinu üle on tohutu Jumala tuli. Kui see prohvet laseb teemonil seda jutustada kõigi kuuldes, miljonid inimesed vaatavad seda ja ta on vait ja laseb sellel sündida, siis sa tead, et see on täielik põrgukonspiratsioon. Kui midagi sellist peaks üldse juhtuma, siis vaata, mida tegi Paulus, kui see Püütoni vaimuga ennustaja tüdruk kukkus ülistama, et tulge kõik see, need on kõige kõrgema Jumala sulased, kes näitavad teile tõe teed, pääste teed. Kõik oli just nagu õige. Paulus pööras ringi, suitles teda ja ajas selle teemani välja. Ta ei öelnud, vau, sa oled nii noor ja sul on vaimuannid juba niimoodi töötavad. See oli praegu küll mitte liha ja veri, vaid minu isa taevast, kes sulle seda ilmutas. See oli sul tarkuse sõna. Huvitav, tüdruk tuleb täieliku tarkuse sõnaga, mis ülendab ja ülistab Jumala sulaseid ja Paulus ajab laksuga selle teemani välja. Nii et seda tuleb tähele panna. Nii, tarkuse sõna ilmutab siis mitte minevikku ega olevikku, vaid Jumala tahet hetkes, mida Jumal tahab, et tehtaks, Jumala nõuannet, Jumala lahendust, jumalikku lahendust või annab direktiive ja suuniseid, mida teha. Me saame sellest kohe selgust, kui me vaatame kirjakohti. Näiteks siin Kenneth Hagin toob siin selliseks viiteks esiteks jälle taas Johannese Patmose saarel, kes sai Jumalalt tunnetuse sõna koguduste hetkeolukorra kohta. Kuidas on olnud, kuidas nad on käitunud, kuidas nende hetkevaimulik seis on. Aga nüüd seal olid ka tarkuse sõna momendid, kus Jumal andis nõu, mida edasi teha, kuidas edasi toimida. Seal tuli tarkuse sõna sisse. Nii, tarkuse sõna on tunnetuse sõnaga paaris ka Apostlite 9. peatükis, kus Jumal kutsub Ananiase minema otsima üles selle kristlaste tappija Sauluse ja annab talle aadressi ja kõik, kuhu minna, mida teha, annab talle täisinfo tunnetuse sõna kaudu, aga siis annab seal ka tarkuse sõna ja ta ütleb seal, ma ei hakka otsima, et mitte aega kulutada, sa võid ise vaadata Apostlite 9, 15 ja 16, kus Jumal ütleb Ananiasele Pauluse kohta, et ma saadan ta valitsejate ja kuningate ja rahvaste ülemate ette tunnistajaks
see viitab nüüd tulevikku ja ta ütleb ka Ananiasele ja ma tahan Paulusele näidata, kui palju ta peab minu pärast kannatama. See oli kõik nüüd tulevikku viitav info, mida Ananias ei saanud mitte kuidagi teada. Ananias teadis ainult seda, et on üks õudne mees, kes on üks variser ja kes on tohutu ohtlik ja veab perekondade kaupa inimesi küll vangi, küll hukkamisele. Nii, kus on veel? Me võime näha tarkuse sõna Apostlite 8. peatükis, salmid 26–29, kus ingel tuleb Philippuse juurde, see evangelist Philippus, kes oli seal leskede toidulaua eest hoolitseja ja evangelist, ja ingel ütleb talle, mine sinna kõrbesse, mine sinna ja sinna ja sinna, mine tee seda, astu sinna tõlda. Kui Philippus läks kõrbesse, ta läks selle üleloomuliku tarkuse sõna peale. Ta võttis selle riski, sest et mis ta sinna kõrbesse muidu otsib. Sinul võib ka juhtuda seda, et Jumal ütleb sulle lihtsalt keset õhtut järsku, et mine poodi. Minuga oli niimoodi. Mul tuli selline rahutus sisse ja teadmine, ma pean minema linna. Ma pean minema linna Mustamäelt. Ja ma ei saanud rahu. Ja näed, praegu ma lähen jutlustama, aga no mis ma teen, siis lihtsalt see näide tuli meelde. Ja ma lihtsalt teadsin, ma ei tea, kellega Jumal tahab mind kokku viia, mina pean minema trollipeatusesse, kust ma saan linna sõita. Ja marssisin trollipeatusesse, aga troll ei paistnud ja külm oli. Ja ma läksin sisse sinna, seal oli mingi aeg oli toidupood, seal ekstra pood selline. Ja ma astusin uste vahelt sisse ja kahe ukse vahel oli üks memmekene, käsi vaikselt niimoodi ees ja kerjas. Aga ta ei olnud nagu kerjus, ta oli puhas, ilus selline, vaata, sa tunned ära, kui keegi on puhas, ilus memm. Ma ei tea, miks ta seal oli ja järsku minu sisse tuleb, anna talle 100 krooni. Ja ma võtsin taskust 100 krooni, panin talle peo peale selle. Ta oli tohutu šokis, ta ei suutnud uskuda oma silmi, sa nägid, et ta teeb seda esimest korda. Ta ei saanud, ma ei tea üldse, kas ta teadis, miks ta seda tegi. Ja samal hetkel, kui ma olin seda teinud, mul tuli tohutu rahu. Ma teadsin, mission completed, võisin ringi pöörata, läksin tagasi koju. Ja mis juhtus, mina ei oska seda seletada, kuidas see sai nii olla. Mis ma pärast kuulsin, täpselt sama päev, täpselt sama kellaaeg. Minu vend Põlvas. Neil oli vaja lastele osta mingeid joonistustarbeid järgmiseks päevaks kooli. Ja minu vend liikus väga tugevasti vaimuandides. Ja minu vennal tuli tohutu usk äkki südamesse, neil ei olnud absoluutselt raha. No mitte mingit raha, et minna midagi kuskil ostma. Ja mu vend ütles järsku oma naisele, lastele nii, nüüd paneme riidesse, lähme poodi. Nad läksid toast välja, läksid, astusid usus, vot see on usuand. Mu vennal toimis usuand fenomenaalselt. Ta läks usus poodi ja teadis, kui minu lastel on vaja praegu neid joonistustarbeid osta, siis Jumal, sina oled lubanud, sa oled varustanud neid kõige vaja minevaga ja seega ennem, kui ma kassasse jõuan, mul on see raha. Tal toimis see pidevalt nii ja ta läks ja astus poe uste vahelt sisse. Nii kui ta sisse astus, sealt kahe ukse vahel tuli keegi talle vastu ja ütles, näe, Aarne, võta, ja andis talle 100 krooni. Ja see oli täpselt sama kell, kui mina andsin Tallinnas sellele naisele. Ma ei tea, miks need asjad nii olid, aga mul oli täiesti selline tunne, nagu Jumal oleks käskinud minule anda. Võib-olla see naine oli ingel. Ma praegu, kusjuures ma mõtlen selle peale, et see ilus valge peaga memmekene võis olla ingel. Ma andsin 100 krooni selle ingli kätte ja teine ingel andis samal hetkel selle Aarnele seal Põlvas poes. Vot sellised vaimuannid, eks. Nii, ja ingel suunab siis Philippust ja ta läks kõrbe teadmata, miks ta sinna läheb ja ta nägi seda kojaülemat ja ärkamine läks Etioopiasse ja tekkis kopti kirik. See oli tohutu oluline, et Philippus kuulas seda tarkuse juhtimist.
nii, mis ma veel siit toon välja? nii, siia juurde siis uuesti tagasi viidates prohvetlikule kõnele. Esimese Korintuse 14 räägib sellest vaimuannist, mis on üleloomulik prohvetlik kõne. Tavalises sellises prohvetlikus kõnes ei ole ilmutust sees, ehkki see kõik on ju ilmutus. Jumala vaim ilmutab oma südant sellele, kes kõneleb. Ja kui sa räägid kellelegi, sa tead, et see ei ole mitte sinu hing, mis räägib, vaid sa vahendad Jumala südant. Aga see on selle inimese trööstimiseks, lohutamiseks, julgustamiseks, ülesõhutamiseks. Aga seal need sõnad on sellised, et inimene saab kas julgustatud, ajab pea püsti, õlad sirgu, ta saab tugevust, julgust või ta leiab lohutust kuidagi, aga seal ei ole seda üleloomulikku ilmutuse momenti, et ma tean, mis su vend sinuga tegi, kui sa olid väike. Või et ma tean, mis täna juhtus või mis sinu elus praegu toimub. Ja selline sa ütled fakte, sa ütled nagu nimetad, mis juhtus või et seal on mingisugune tarkuse sõna sees. Prohvetlik kõne on puhas ülesehitav kõne. Näiteks mul tuli siin meelde ühe inimese puhul, kelle eest ma hiljuti palvetasin, kes oli väga maas ja väga selline tunne, et kas Jumal mind üldse armastab. Ja selles prohvetlikus kõnes, prohvetlikus palves Jumala vaim rääkis minu kaudu ja näitas mulle, et see inimene on nagu Jumala käe sõrme peal on sõrmus ja see punane rubiin on sõrme peal ja Jumal ütles, et sa oled mul kogu aeg silme ees, nii nagu see punane rubiin parema käe sõrmuse peal, et kui ma iganes oma käe tõstan või kätt liigutan, see punane kivi, see rubiin, sa oled sina, sa oled mul kogu aeg meeles, sa oled nii kallis, sa oled kogu aeg mul silme ees. Ja see on trööstiv kõne, aga seal ei ole ühtegi viidet mineviku, oleviku ega tuleviku suunas, saate aru? Prohvetlik kõne on selline julgustuskõne, eks? Aga selle sisse võivad tulla sellised ilmutuse momendid, aga ei pea. Puhas prohvetlik kõne ilma tarkuse tunnetuse sõnata on lihtsalt, nii nagu sõna ütleb, julgustuseks, trööstiks, ülesehitamiseks. Nii, siis seda me juba ütlesime, et prohvetite ennustused nii Vanas kui Uues Testamendis, kus prohvetid midagi kuulutavad tulevikku, need on tarkuse sõnad. Nad näiteks Joona, vot siin räägime ka tingimuslikest. Joona puhul tuleb rääkida ka, et need tarkuse sõnad võivad olla tingimuslikud. Joona ütles väga selgelt, kuulutas, veel 40 päeva ja nii me hävitatakse. Konkreetne tarkuse sõna, aga see oli tingimuslik. Teine oli Hiskiale, kuningas Hiskiale Jumal ütles, sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured. Nii, ja kui Hiskia palvetas ja nuttis ja veenis Jumalat, Jumal muutis oma meelt, võttis teda kuulda, halastas ta peale, ütles, hea küll, saatis prohveti tagasi ja ütles, okei, mine ütle nüüd, et ma muutsin meelt, sest Hiskia nutab ja palub. Ma ei saa, kui ta nii hirmsasti ei taha minu juurde tulla, annan talle 15 aastat veel, mis oli tegelikult viga, sest Hiskia mängis kõik maha selle 15 aasta jooksul ja keda huvitab, võib üles otsida, et üks Iisraeli kõige hullemaid, kurjemaid ja halvemaid kuningaid sündis tänu sellele, et Hiskia sai 15 aastat juurde. Nii et vahel on tark olla Jumalaga nõus ja mitte Jumala käsi väänata, nagu Mooses ka, kui Jumal ütles, et see rahvas ei saa, sellega ei saa, selle rahvaga nad on olemuslikult kõverad. Ja nad põhimõtteliselt
ajavad kiusu ja tahavad tagasi Egiptusesse ja trotsivad minu silme ees, nad on täis Egiptuse nõiduse mõjusid ja vastupanu ja tõrksust, et Mooses, sa ei saa nendega tõotatud maale. ja Mooses kaupleb nii kaua Jumalaga, kuni Jumal lõpuks ütleb, hea küll, ma siis ootan, kuni sa nendega lõpuni jõuad. ja tänu sellele, et Mooses siis Jumala ära veenis, see tarkuse sõna ju tuli, Mooses ei kuulanud seda, vaid tegi nii-öelda eestpalvet, noh, tundub, et väga tore, aga selle tõttu ta ei pääsenud ise tõotatud maale ja Jumala sõna läks ikka täide. Ükski nendest, kelle peale Jumal vihastas, nagunii tõotatud maale ei saanud. ja kolmas oli veel, mul tuleb meelde üks näide toodi just selles samas kategoorias oli, kui Lott pidevalt keeras igasugu asju kokku ja ei olnud ta kõige parem onupoeg. aga see hingeside Abrahami ja Loti vahel oli nii tugev, et Abraham kogu aeg vedas Lotti kõikidest jamadest välja ja käis ja päästis teda. ja selle nii-öelda selle hingesideme tõttu Lotiga, kuni ta nii palju sai palvetatud ja teda igalt poolt päästetud, oli see, et tulemusena sündisid Lotile 2 rahvast tütardega, moabiidid ja ammonlased, kes said üheks hullemaks Iisraeli rahva tagakiusajaks. nii et see on huvitav vahel mõelda ka selliste piiblinäidetele, kus inimesed on suutnud Jumala ringi veenda ja Jumala armastusest oma poja vastu on nõus ümber mõtlema oma plaani, aga tulemuseks on siis sellised kahetsusväärsed asjad, nagu me siin mainisime. aga jah, prohvetitele siis tulevad ennustused läbi tarkuse sõna ja see võib tulla prohvetliku kõnena, see võib tulla siis Uues Testamendis keelte kaudu, keelte tõlgitsemise kaudu, tarkuse sõna võib tulla unes. Joosepile näiteks, Joosep sai Jumala plaanidest alati teada unes. Daniel sai teada Jumala plaanidest unes. aga jah, nägemuses, Jumal võib anda nägemuse. näiteks seal Vanas Testamendis mul tuleb meelde, ta näitas mandlipuu oksa või ühele prohvetile ja küsis, mida sa näed. oli see korv küpse puuviljaga, see oli nägemus. mida sa näed? ja prohvet pidi ütlema, ma näen korvi küpse puuviljaga ja Jumal ütleb, jah, mu rahvale Iisraelile tuleb lõpp. nii et see võib tulla nägemuse kaudu, sa näed pilti, sa ei mõista ja järsku Jumal annab sulle selle tõlgitsuse. ja see on tarkuse sõna, see ütleb midagi millegi kohta. Mooses, näiteks Kenneth Eigan ütleb, et Mooses sai need 10 käsku läbi tarkuse sõna. Jumal ilmutas oma plaani, oma tahet, andes talle need 10 tarkuse sõna ja Mooses siis, kas Jumal pani ise kirja või Mooses pani kirja siis need. kuidas veel prohvetitele tuleb tarkuse sõna? Apostlite 11, Uus Testament. ka salmid 28-30 tuleb prohvet Agabus ja ütleb, et annab teada vendadele, et tulemas on suur põud ja ikaldus ja näljahäda. see oli tarkuse sõna. nii, ja selle tõttu kohe töötati välja plaan, kuidas hakata koguma, et vendi aidata, eks. seda ei saanud kuidagi keegi ette teada, mis juhtuma hakkab. aga prohvetile Jumal ilmutas teine kord, kui Agabus ilmub Apostlite 21. salmis 11 tuleb jälle prohvet Agabus ja seob seal oma käed-jalad kinni või mis ta seal näitab ja ütleb, niimoodi seovad paganad Pauluse kinni Jeruusalemmas ja ta antakse paganate kätte või juudid seovad ta kinni. ja ta näitlikustab ja näitab seda ja annab teada, mis Paulusega juhtub. ja seal kõik ehmatavad ära, ütlevad Paulusele, ära mine ja Paulus ütleb, mida te vaevate mind, eks, et see peab sündima ja lõpuks siis kõik alistuvad, ütlevad hästi, no toimugu siis, sündigu siis Jumala tahe.
aga Jumal oli ette öelnud, et Paulus peab minema Rooma, ta peab olema ülikute ees. Kuidas ta muidu kas suurte ülikute ette pääseb? Noh, juudid aitasid teda toimetada sinna, eks. Nii et siin tuli ka prohveti kaudu see. Prohvetid hoiatavad. Nii nagu siin Agabuse puhul, minul tuli meelde, Tallinnas oli üks prohvet, kes nägi unes, et mind tahetakse tuleriidale panna. Ja ta helistas mulle ja oli väga endast väljas ja vapustatud ja rääkis mulle selle unenäo ja ütles, et Riina, ta nimetas ka inimesed ja ütles, et ma nägin, et nad tahtsid sind tuleriidale kinni siduda, aga neil ei õnnestunud, see ei läinud neil korda. Ja tema kõne tuli mulle trollibussis ja ma tulin trolliga ühe Oleviste prohveti juurest. Ja me olime ikka temaga vahel koos palvetanud ja seal palves see Oleviste prohvet ütles samamoodi mulle tarkuse sõna ja ütles nime ja ütles, et see inimene vihkab sind ja ma näen, Riina, sulle korjatakse hagu. Ta ütles lihtsalt, sulle korjatakse hagu. Ja ma tulen ära šokis ja vapustatud, mida see tähendab, mulle korjatakse hagu. Ja pool tundi hiljem ma olen trollis ja helistab see teine prohvet ja ütleb, ma nägin unes, sind pandi tuleriidale. Nii et need olid need sõnad, mis andsid mulle teada, mis olid ees. Aga kuna Jumal oli seda ilmutanud ja mõlema prohveti kaudu oli Jumal ilmutanud tema südant selle olukorra suhtes, siis, kui see asi lahti läks, ma olin täiesti rahul, sest autentsed prohvetid olid teada andnud ja olid teada andnud seda, et Jumal on minu poolel. Ja need, kes seda teevad, nad oli ka nimetatud, mis vaimu mõju all nad on. Nii et niimoodi tulevad meile kas prohvetite kaudu või meile endale tarkuse sõnad. Nii, mis me veel saame öelda? Ma toon mõned näited Vanast Testamendist. Näiteks sa võid otsida üles 1. Saamueli 30 ja salm 8. Taavet küsib väga otse Jumala käest, kas ma saan need inimesed kätte? Seal oli vist kas Siklaagi lugu või mis seal oli, kus Taavet ei teadnud, kas tal maksab vaenlast taga ajada või ta saab peksa. Ja ta küsib ja Jumal ütleb, sa saad kätte. Mine aja taga, sa saad kõik tagasi. See oli tarkuse sõna, see oli Jumala plaan, Jumala eesmärk, Jumala süda ja Jumala nõu. See oli tarkuse sõna ja see on väga konkreetselt väljendatud seal ühes salmis. 1. Saamueli 38. Teine on 2. Saamueli 5. salmid 23-24, kus Taavet jälle küsib strateegilist nõu, kuidas ja mida teha. Ja Jumal ütleb talle, mine sealt, kui sa kuuled seal paakapõõsaste poolt, mine sealt. Kui sa kuuled seda sammude kahinat seal puulatvades, siis sa tead, et Jumal on sinu kätte need vaenlased andnud. Väga konkreetne strateegiline militaarne nõuanne. See on tarkuse sõna. Vot sellisel kujul tulevad need. Ma mõtlesin, et ma toon siin oma elust mõned näited tarkuse sõna kohta. Näiteks siin ühel koosolekul ma mainisin, kuidas minu ema teadis alati Saaremaal ette, millal meie Saaremaale läheme. Ja ma ütlesin seda, et meie ei öelnud talle, me ei helistanud, me lihtsalt ilmusime uksest sisse ja emal oli toit pliidi peal soojas ja perukad ahjus. Ja seda juhtus aastate jooksul nii palju kordi. Ainult ühel korral ta oli oma elevuses üle pingutanud ja päev varem oli kõik valmis teinud ja siis oli nagu veel üllatunud või pahane, et pidite ju eile tulema. Ja see ei pidanud, aga siis ta oli siis kas valesti kuulnud või valesti aru saanud. Aga Jumal ütles talle, lapsed tulevad täna. Ja ema hakkas ette valmistama meie tulekut, mida ta üldse ei saanud. Ta ütles isegi koerale. Ja koer teadis meid ju nimepidi, bokserid on ju väga intelligentsed ja meie koer oskas üle 30 sõna, mida ta teadis, mis need tähendavad ja reageeris nende peale.
ja kui ta ütles, et vot lapsed tulevad täna, siis koer istus köögilaua peal, üksi silmi vaatas aknast välja ja värises seal tundide kaupa, ootas, millal me tuleme. Mille alusel ema seda ütles? Jumal ütles talle. Jumal ütles minu emale ette seda, kui ma ei julgenud emale öelda, et me sõidame, et me kolime Rootsi piiblikooli. Ma ei julgenud emale öelda, sest emal olid teised unistused ja teised plaanid meie suhtes. Ja ma vaikisin viimase minutini, kuni ühel hetkel telefon helises. Ema helistas mulle nii pahane endast väljas. Millal te kavatsesite mulle öelda, et te lähete Rootsi? Kust sa tead? Ma nägin unes. Jumal näitas, sa panid kord alla ka kingad jalga tervele perele ja te läksite üle mere Rootsi poole. Miks sa mulle ei öelnud? Nii et, ja minu vanaema oli see, mõtlen, me oleme juba siin 5. põlv, 6., Hannes on 6. põlv ja 7. põlv kasvab peale. Oleme liikunud prohvetlikus. Minu vanaema teadis asju alati. Minu lapsepõlves oli võimatu vanaema eest midagi varjata. Ta teadis täpselt, millal tuleb kalasaak, kui palju kala saadakse, kui jahilt tullakse, mis jahimehed toovad. Ta oli nendele uskmatutele, ta oli täielik müstika ja ma kuulsin, kuidas uskmatud sugulased arutasid, kuidas ta alati ette teab, sest ema vanaema hakkas hõiskama, ta oli kiiktoolis, palvetas, laulis oma neid vaimulikke laulukesi ja järsku ütles, issand, ma tänan sind selle ülisuure kalasaagi eest. Mingit kala pole meres ja mehed tulevad veoautoga, kast on täis kala. Ja kõik kratsivad kukalt, kust vanaema teadis. Vanaema teadis alati, aga see on see, kuidas tarkuse sõna tuleb, eks. Mis siis veel? Näiteks ma võin öelda selliseid näiteid veel tuua oma elust. Alles eile palvetasin ühe inimesega, kellel oli tohutu selline kimbatus, mida teha. Kas ta julgeb hakata maja ehitama või ei hakka. Ühesõnaga, kas ta julgeb korteri maha müüa, et selle korteri rahaga ehitada valmis oma kodu, oma maja või ei julge. Minul pole aimu ka. Mina kardan siukseid asju. Ja ma palvetasin südamest, Jumal näita, et seal oli üks olukord, mis pidi lahenema, aga kui ta müüb lihas selle korteri maha ja see ei ole Jumal, siis on see katastroof. Ja sellises ahastuses minna Jumala ette. Ja ma tõesti hüüdsin Jumala poole, et Jumal, sina ütled, et sinu sulaste lapsed leiavad eluaseme ja see olukord peab lõppema. Ja et näita, et see inimene on nii suuri ohvreid toonud oma elus, ta on mitmel korral pidanud jätma oma kodu Jumalale sõna kuulmise pärast. Väga palju taga kiusatud. Kas tal tõesti ei ole lõpuks õigust oma kodule? Ja keset minu seda halapalvet, kus ma hüüdsin Jumala poole tema pärast, minu vaimust kerkis järsku üles see kirjakoht Vanast Testamendist, kus Taavet ütleb oma pojale Saalomonile, võtke kätte ja hakake tööle. Kullal ja hõbedal, vasel ja raual ei ole lõppu. Ma olen oma jõuga kõik hankinud, juba kõik valmis pannud. Võtke kätte ja ehitage issanda koda valmis. Sest see kodu, mida see inimene tahab ehitada, selle alumine korrus oleks kogudusele. Ja see sõna tuli minu vaimust nii tugevalt ülesse koos kontekstiga, sest täpselt sama kirjakoha andis Jumal mulle 98. aastal Rootsis olles, kui minu ema tahtis maha müüa Saaremaa krunti ja arvas, et kuna meie oleme Rootsis, siis mitte iialgi tema ei saa kodu, sest et minu abikaasa ei saa seda ehitada, kuna me elame Rootsis. Ja Jumal andis mulle selle kirjakoha, käskis mul minna veebruarikuusest tagasi Eestisse, istuda maha oma emaga ja öelda talle, sa lihtsalt ei usu, et ma tahan sulle anda seda maja. Ära müü maha, vaid ma tahan, sa ei usu, aga ma ütlen, ma tahan sulle anda seda maja, ma olen alati tahtnud ja andis selle kirjakoha. Ja nüüd mitukümmend aastat hiljem, eile palvetades, järsku Jumal tuletas mulle selle meelde ja andis selle tarkuse sõna, selle kirjakoha. Kinnitades, nii nagu mind kunagi kinnitati. Näiteks ma räägin siin, kuidas mind kinnitas üks oleviste prohvet
7. aastal, kui oli meil samamoodi kimbatus, kust me teame, kas me saame Rootsi viisa, kas me saame Rootsi piiblikooli, me ei tea seda. samamoodi see hõlmas oma uue vast ehitatud 3-toalise korteri maha müümist, sest kui me läheme Rootsi, siis me ju ei saa pidada, sest meil tuleb korter maha müüa. Aga nii hullu sammu usust teha, et müüa korter maha, see on hullumeelsus, eks ole. Ja mul ei olnud midagi viimase hädas, kui ma helistasin sellele prohvetile, keda ma tundsin. Ja ma ütlesin talle, et mul on nii vaja teada, kas me müüme oma Kadrina korteri maha, kas me saame viisa, kas me saame Rootsi, et mida teha. Ja tema inimlikult kohe ütles, oi ei, ära sa sellist asju küll tee, ära sa nisukest tempu küll tee, ära sa oma korterit küll maha müü. Ja ma ütlesin, aga palun, kas sa Jumala käest oled küsinud? Küsi Jumala käest. Ja ta hakkas palvetama ja nii kui ta pöördus Jumala poole, Jumal ütles tema läbi, jah, sa võid küll selle korteri maha müüa, sa ei tule enam kunagi sinna tagasi. See oli risti vastupidi selle prohveti enda inimlikule reaktsioonile. Ja see oli nii selge vahe, sest üks oli selline hädaldav, siukene halisev selline inimene, oi ära sa sellist asja tee. Ja järgmine hetk on Jumala autoriteet, mis ütleb, jah, sa võid küll maha müüa, sest sa ei tule sinna kunagi enam tagasi. Ja see oli nii selge, mul ei olnud kahtlustki enam. Nii et sellisel viisil annab Jumal tarkuse sõna. Ma mõtlen, et mõned näited veel. Näiteks tarkuse sõna tuli mulle vastusena, kui meil oli Sambia orbude suhtes oli kimbatus, me olime kuulnud orvu perekondadest, kus vanemad lapsed pidid toitma ja kasvatama tervet perekonda, noori ja väiksemaid õdesid, vendi kuni imikuteni välja, sest kui isa on tundmata ja kadunud või surnud ja ema on äsja surnud, siis kui sugulased välja ei ilmu, siis 7–14-aastased lapsed peavad hakkama ise toitma, ise vastutama nooremate õdede endade eest. Ja seal oli üks perekond, kus 7-aastane tüdruk pidi süüa tegema iga päev 4 nooremale õele-vennale. Üks oli 4-kuune, keda ta süles tassis, korjas seeni, müüs tee ääres, raha eest ostis, mis ta sai, 7-aastane, ise oli nagu kondibukett, eks. Ja sellised südantlõhestavad lood ja kust saada raha, nüüd katused lasevad neil läbi, nad magavad märgade kaltsude sees mudasel põrandal. See oli südantlõhestav olukord, kui me selle küla avastasime. Ja ma läksin selles väes valus välja palvetama. Kõnnin mööda teed lihtsalt ja hüüan Jumala poole, Jumal, mida ma saan teha, kust me võtame selle raha, et neid aidata, kuidas me saame. Ja järsku minu seest kerkib esile. Sul on sahtlis üks raamat, mida sa ei ole välja andnud. Pane see kokku, trükkige ära, tulud lähevad nende laste aitamiseks. Ja nii sündiski Kuldõunatõbe Vaagner. See raamat sündis tarkuse sõna peale selleks, et aidata neid Sambi orbusid. Aga enne seda ma teadsin kogu aeg, et see raamat ühel päeval tuleb, sest palju aastaid enne seda, ma mõtlen, et see oli siis 10, see oli vist 15 aastat enne seda, oli Tallinnas üks noor prohveti hakatis, kes alles õppis käima vaimuandides. Ja tema tuli ühel päeval minu juurde ja ütles, Riina, ma nägin unenäo. Ma istusin haljal aasal ja kudusin lihtsalt rahus lillede keskel, sinine taevas, lilled, sihuke romantiline pilt. Istusin ja kudusin või hegeldasin midagi seal. Ja järsku minu ees, rohu seest, tõusis ülesse valgete kaantega raamat. Ja ülevalt taevast langes alla, tuli kuldne rist ja vajus selle valge kaane sisse. Ja ma unes võtsin selle raamatu kätte, keerasin teistpidi ja seal taga oli autori pilt ja see olid sina. Nii et mul oli see teadmine 15 aastat juba.
aga sel hetkel, kui oli vaja neid orbusid aidata, kui Jumal ütles, anna see raamat nüüd välja, ma teadsin, et see on see valgete kaantega raamat ja sellepärast ta ongi valgete kaantega. nii et vaadake, mismoodi Jumal ilmutab ennast meie elus tarkuse sõna kaudu. nii, mul on veel mõned head näited, jaksate te veel mõned näited kuulata? ma arvan, mida rohkem ma erinevaid näiteid toon, seda rohkem aktiveerib see võib-olla teie enda mälu või äratundmisvõimet, et te hakkate seda kas piiblist ära tundma, aga ära tundma ka omaenda elus, kui te küsite Jumala käest midagi ja ta ilmutab teile kas sõnana, pildina, unes või kellegi teise kaudu midagi, mis viitab Jumala plaanile, Jumala eesmärgile või Jumala strateegiale või nõuandele, mida teha. vaadake, me võib-olla kõik liigume üsna palju sellistes andides. Me ei mõtle, me peaaegu mitte kunagi ei mõtle, et ma sain täna muide tarkuse sõna. Me ennem ka seda mainisime eelmine kord. Me ei ütle, ma sain tunnetuse sõna, vaid me ütleme, Jumal näitas, Jumal ütles, on ju. aga nüüd me saame nii-öelda panna selle teoloogiliselt korrektsesse keelde, kõnepruuki ja kasutame õigeid termineid siin, et me saaksime ise aru, millega tegemist on. Näiteks, ja kuldõunu ma mainisin, siis oli, tarkuse sõna tuli näiteks Paulusele, kui nad tahtsid minna Aasiasse ja Jumala vaim ei lubanud. ja nad olid kimbatuses, palvetasid ja öösel näeb Paulus unes, Makedoonia mees tuleb ja kutsub teda Makedooniasse. nii, Paulus ärkab üles ja ütleb, nii, sain kõige kõrgemad juhised, ots ümber pöörd, me ei lähe Aasiasse, me läheme Makedooniasse. ja kõik olid rõõmsad, et Jumal on neid kutsunud Makedooniasse. aga ühele, vaata, Jumal annab tarkuse sõna ühele, mitte kõigile. üks sai, kõik teadsid, kuna Paulus oli niivõrd usaldusväärne, kõik ütlesid, et nad julges meeles nüüd teadsime, et Jumal on meid kutsunud. eks, keegi ei öelnud, et meil on vaja 2-3 kinnitust veel. Nad teadsid, et nad saavad Pauluse ilmutuse silmad kinni usaldada, eks. ja minu puhul oli sarnane, see on seal sinises raamatus kirjas, kui millalgi ühel hetkel oli, kus meil ei olnud kogudust ja minule äkki unes tuleb Miguel Saajase naine, tuli unes minu juurde maisaajas ja ütles, Riina, kui sa vähegi võid kuidagi, oskad meid aidata, tule ja aita meid. mina ärkan ülesse ja mõtlen nii, minu Makedoonia mees oli maisaajas ja pakkisime lapsed riidesse ja mis pakkisime, nad olid suured juba ja läksime. aga ma olin natuke ettevaatlik, et ma ei tea ju 100%, aga selle unenäo peale ma hakkasin huvi tundma, kus kohas see Mustamäe Vineyardi kogudus koos käib. ja leidsin selle aadressi, kus nad olid, läksime sinna, nii kui ma uksest sisse astusin, Mai tuli mulle vastu ja ütles, oi kui tore, Riina, et sa tulid, aga me alles alustame, me ise ka ei tea, kuidas me alles taame, kuidas me siin lauad, mida me teeme. kui sa, Riina, kui sa kuidagi näed, kui sa saad meid aidata, siis aita meid. täpselt seesama asi, mis mulle unes öeldi. vaadake jälle, Jumal ilmutas oma tahet, oma plaani, oma eesmärki. ja tegelikult, kui ma poleks sinna läinud, ei oleks ma saanud tuttavaks selle Ameerika pastoriga, kõigi nende inimestega seal Harmony Vineyardis, Kansas City's, ma ei oleks käinud Ameerikas, ma ei oleks seal kuulnud Sambiast ja ma ei oleks saanud aastaid hiljem saata oma poega Sambiasse ja ma ei oleks pidanud ise sinna minema ja me ei oleks kunagi kohtunud Aalikuga ja IM ei poleks kunagi sündinud ja me poleks siin. vaadake, kui tähtis on, et sa kuulad seda. selles samas kontekstis, kuidas, kui tuli see teade, et ma peaksin minema Ameerikasse. aga ma olin just kolinud Rootsi ja ma ei tahtnud enam absoluutselt mitte kuskile minna.
ja see on ka seal sinises raamatus kirjas. ja ma kaklesin Jumalaga terve päeva ja ütlesin, mina ei lähe, mina ei lähe, mina ei lähe, siis vot ütle Andresele ka, et siis läheme koos, aga mina ei lähe, ma olen just tulnud siin, just ja nüüd jälle, kuhu ma lähen, jälle Andres üksi, ei lähe. ja ma terve päev kaklesin Jumalaga ja õhtul Andres tuleb koju täiesti endast väljas ja astub uksest sisse, ütleb, Riina, ma ei ole päev otsa rahu saanud, jumal käsib päev otsa mul, ma pean sulle ütlema, sa pead minema ja mina ei tule, seekord mina ei tule, sa pead minema, jumal ütleb, sa pead minema. ma oleks äärepealt kõik kihva keeranud, kui ma oleks öelnud, mina ei lähe. tänu Jumalale mind ei löödud tummaks või midagi nagu Riste Johannese isa, sest Jumal teadis, kui palju saatusi, kui tohutuks tuhanded inimesed, kes on selle taga ootel, et ma ei jonni, vaid lähen käin ära seal. ja ma ei teadnud 5 aastat, miks ma seal Ameerikas käisin. minu jaoks oli see väga veider ja mul oli ausalt öeldes hing päris täis ja noh, vabandust, Eve Mae, mulle üldse ei meeldinud. ja ma tulin ära ja ma ei saanud ja mul oli 5 aastat müstika, miks Jumal nii drastiliselt käskis mul minna. ma sain 5 aastat hiljem teada, mul oli vaja teada, et Sambias on orvud ja ma pean ise hakkama sellega tegelema. 5 aastat hiljem alles Jumal ilmutas põhjuse, miks ma Ameerikasse pidin minema. nii, ja viimane näide, mida ma saan öelda, siis ongi läbi, on see, et vaimu andides tarkuse sõna kasutab Jumal ametisse määramisel. kõik osutamised, kui Jumal kedagi kutsub ja seab ja tahab, et kedagi käte peale panemisega õnnistatakse ametisse, eraldatakse ja määratakse, see tuleb alati üleloomuliku tarkuse sõna kaudu, mille peale keegi mõistuslikult ei saa tulla. siis, kui mõni juhatus hääletab ja valib või üldkoosolekul lastakse inimestel hääletada ja pakkuda kandidatuure, sellel pole mitte midagi selle Jumala valikuga pistmist. vanas testamendis ütles Jumal Samuelile, Saul on kuningas. Jumal ütles Taavetile, Jumal ütles Samuelile, et Taavet on järgmine kuningas. Jumal ütles Eeliale, iga kuninga, kelle ta pidi üles otsima, teda võitma minna. seal on huvitavaid asju veel, seal on vaimude eristamist tuleb välja, seal järgmine kord me õpime ka seda, kuidas prohvetid ka teadsid seda, mida need inimesed tulevikus tegema hakkavad, tundsid nende vaimu ja see ei olnud alati väga positiivne. aga need ametisse määramised ja need kõik tulid tarkussõna kaudu. kui Mooses jonnis Jumalaga, tema ei oska rääkida, tema ei lähe, saadage ta kedagi teist, siis Jumal ütles, vaata, Aaron tuleb, võta siis Aaron, las Aaron edastab need sõnad, eks. aga vaata, see on Jumala, see, kui ametisse määratakse, see on tarkuse sõna. ja meil on siin ju mitmete inimeste puhul, Pireti puhul, oli keset palvet täielik šokk, lihtsalt see oli nagu plahvatus, kui Jumal ütles, et Piret Jahti tuleb ametisse seada käte peale panemisega. teine oli meil ju Armini ja Tiinaga. keset palvet meie Jumal segas meie palvele vahele, lõikas sisse keset palvet ja ütles täiesti lambist täiesti eraldi lause Armini ja Tiina kohta. ja asi oli kindel ja ma arvasin, et nad üllatuvad. ja siis tuli välja, et nad olid seda juba ette teadnud. ühesõnaga sellised asjad ja noh, kuulus näide Apostlite tegudest, kus, vist oli Apostlite 13, kus Jumala vaim ütleb õpetajatele ja prohvetitele seal, eraldage mulle Paulus ja Barnabas tööle, milleks mina neid olen kutsunud siis läkitatuteks apostliametisse. ja nad paastasid ja palvetasid ja otsisid Jumala tarkust veel selle kohta, eks. vaadake, kõik need sellised asjad tulevad tarkuse sõnaga. meil on tarkuse sõna tulnud kirjastuse kohta. meil tuli tarkuse sõna
väga selgelt näiteks koguduse alustamise kohta. Lihtsalt järsku ühel hetkel meil tuli selge korraldus, nagu välk selgest taevast tuli pangaarve avamise kohta. Me arvasime, et meil ei ole seda vaja ja Jumal näitas mulle väga selgelt unes. Ma üritasin teha IM-ile mingit pangatehingut pangas kellegi teise pangakaardiga. Ja kui ma üles ärkasin, ma sain aru, et see ei lähe läbi. See ei läinud läbi unes. Ja kuna see oli IM-i pangatehing ja selgelt Jumala vaim ütles, IM-il on vaja oma pangaarvet. Nii et need asjad tulevad kindlalt tarkuse sõnana. Nii et vaadake, kui palju on erinevaid asju, mida Jumal võib sulle teatada, mille alusel sa järsku mõistad lahendust, võtid, kuidas toimida või üldse, mis sammud on edasi või kuidas teatud inimesi, kuidas nad peavad Jumalas edasi liikuma. Ma olen kindel, et te olete kuulnud ja saanud selliseid võtmeid ja teadmisi millegi kohta, millal minna, kuhu minna, kas minna, mida kuskil alustada, mitte alustada, teha lõpp millelegi, muuta suunda. Kust kohast tööd otsida? Näiteks siin ma ei rääkinud seda, kui Jumal, kui ma otsisin tööd ja ma töötasin lasteaias ja Jumal, ma otsisin tööd ja Jumal näitas mulle, et ma viisin lasteaia toidud, mis jäid üle, viisin kooli tagasi. Koolist toodi toidud ja mina võtsin selle käru ja viisin kooli tagasi. Ja ma ei saanud pool aastat aru, mida see unenägu tähendab. Kui ma poole aasta jooksul veel tööd ei leidnud, siis lõpuks ma mõtlesin, et hea küll, ma teen ennast lolliks, ma lähen küsin, kas koolist on mulle tööd. Ma viisin kooli tagasi, kooli siin selles Rootsi Kadrinas, Örssundsbro, siin selle kodundusõpetaja oli, vaat Illar jälle, Kadrina keskkooli kodundusõpetaja Elve Kõiv oli vist, või Kõivu Anne. Ja ta oli siin Örssundsbro Kadrina koolis, oli kodundusõpetaja. Ja ma viisin kodundusõpetajale kohe lasteaiatoidud tagasi. Ja poole aasta pärast mul ei jäänud muud üle, lihtsalt ennast lolliks teha, läksin kooli kööki kokkade juurde ja ütlesin, ega teil ei ole siin mulle tööd anda. Ja nemad ütlesid, ei, meie ei saa kedagi tööle võtta, aga helista linnavalitsusse Viktoriale, tema võtab su kohe tööle. Ja mis siis oli? Kodundusõpetaja on see, kes õpetab tüdrukuid süüa tegema, eks ole. Ja linnavalitsuses see toitlustusosakonna juhataja, kes koostas kõigile koolidele menüüsid. Ma pidin talle helistama. Nii kui ma talle helistasin, ta ütles, jaa, palun, kas te saate kohe tulla, võtke oma ID-kaart kaasa, kas te saate juba esmaspäeval tulla? Mu unenägu läks täpselt täide, ma lihtsalt ei taibanud pool aastat, mida mul teha tuleb, et töö ootas mind koolisüsteemi kaudu, ma töötasin 9 aastat ju kuni peaaegu peakoka ametini välja. On teil selliseid näiteid? mul tuleb praegu esimene, mis mulle meelde tuli, see on küll nüüd mu naisega seoses, et see oli ka mingi 2009, ei 2010 kuskil oli see jah, ma olin töötu olin ja noh, ja siis selles elupaigas, kus me olime, seal ma olin juba selle töötu abiraha periood oli mööda läinud, nii et kõik finants minu poolt oli täitsa null. Ja siis hakkasime võlgu jääma sinna sellesse üüri sinna, nii et ja me palvetame, usume seal igasuguseid asju, mida me siis uskusime seal. aga tegelikult rahu sees ei olnud üldse, onju. Ja tegelikult, kui sellises olukorras oled, siis see vajutab sind nagu sellisesse passiivsesse, usud küll ja palvetad, aga sa oled nagu, jääd passiivsusesse. aga tegelikult tuleb liikuda ja palvetada, onju. aga noh, ühesõnaga ja siis me jäime seal
juba võlgu, nii et see ühe hetke see naisterahvas tuli, noh, väga selline meeldiv suhtlemine muidu oli meil, siis ta noh, ütles, et jah, et ma ei saa teid kauem no, siin hoida, onju. eks ja siis me ütlesime kuupäeva, et me lähme nüüd, et lähme välja ja noh, kõik see teema, aga siis noh, valetasime, et noh, mis edasi saab, meil finants üldse pole, et mingit järgmist üürikorterit võtta, et see raha oli nii palju, et puuri võib-olla onju kuhugi, noh, täiesti selline elu ja surm nagu, et ja siis me paletame, siis ühe korra siis naine mulle ütleb, et tead, mul on juba pikka aega sees nüüd see asi, mida pean tegema, aga ta enne seda ei teinud, kui nüüd oli nagu sein täitsa vastas oli ja siis ta lihtsalt tal oli mingi list ja siis see oli koguduse list vist, mis ta ise oli teinud, onju. ja siis ta sinna pani, et kas kellelgi on nagu anda üürikorterit, et onju, et meil raha esialgu maksta ei ole. no täitsa jabur onju, kuidas sa küsid kellegi, see on nagu inimlikult ka hästi ebamugav ja kõik selline, küsid üürikorterit, aga mul raha maksta ei ole. ja siis üks kohe siis seal reageeris 10 minutiga onju, ütles ja, et mul on, et tulge onju ja aga enne seda jah, et me olime võtnud aega, et valetada ja siis Piret oli saanud enne seda, oli saanud nagu selle sõna jumalalt, onju, et kaks asja tuleb koos, onju. et elukoht ja töökoht nagu tähendab nagu noh, meile onju. ja siis, kui ta oli selle sinna listi kirjutanud ja see oli, vastus oli tulnud, siis me kolisimegi sinna ja siis ma olin seal mingi CV ka kirjutanud kuhugi ja lõpuks oli niimoodi, et noh, tegelikult see on see töökoht, kus ma praegu töötan, see keskus. ja siis oli niimoodi, et me kolisime sinna, sellesse elukohta sinna ja siis tuli mingi nädala või kahe pärast tuli sain selle töökoha ja see on 5 minuti kauguselt tuli sellest elupaigast siis. muidu me elasime teises servas nagu linnaservas onju, aga siis oli nii, et elukoht tuli enne, 2 nädalat hiljem tuli töökoht 5 minuti jalutuskäigu kaugusel seal. ja noh, ühesõnaga nagu selline lugu ja finantsid tulid ka tegelikult juba seal noh, mingi, ma ei mäletagi, kust see finants tuli, aga see tuli nagu selline ootamatu sissetulek tuli kuskilt, ma ei mäleta enam. nii et me saime kohe tegelikult üüri ka maksta sellele, kes meile nagu andis nagu, et ühesõnaga selline lugu. aga ta teadis, aga ta ei teinud seda. tal oli see teadmine, mis tal tuleb teha. jah, just see, et jah, tal oli see just, et sinna listi panna see nagu välja, aga viimase minutiga sa usud mingit oma uskumist, onju, aga tegelikult sa ei pane nagu tähele, mis sul sees nii tugevasti on nagu, et noh, see olukord oli ka selline hästi stressirohke, onju, et noh, et jah. sellised tarkusesõnad, mul tuleb siin meelde veel üks ja just nii hiljutised, vaata, me võime rääkida vanu lugusid lõputult, nagu praegu jumal ei liiguks, aga minu lood on, noh, ma võiksin rääkida peaaegu igast päevast ka siin viimastest aegadest neid ja just siin oli mõned nädalad tagasi. meil on, tähendab, siin minu Rootsi partneriga on meil üks teine töö Sambias ka teises kohas ja seal oli vaja ühe suure põllumaa ümber ehitada aed. ja selle aia, et ei varastataks, noh, mais saab valmis ja külarahvas lihtsalt jalutab ja varastab maisitõlvikud ära, eks. aga need on mõeldud just nimelt nendele orbunoortele ja noh, et nende aastatoit, eks. ja meil ei jäänud muud üle, kui lihtsalt need aed ehitada, aga aia ehitamiseks oli vaja 2000 eurot. ja me teame juba seda, et sellised Facebooki postitused, suured Facebooki postitused, kus sa räägid, milleks abi on vaja ja kõik, sa saad seal mõned likeid, aga need ei anna praktiliselt 99% mitte kunagi mitte midagi. rahvas likeib, aga sellise üldise abipalve peale ei anta mitte kui midagi. ja noh, me olime väga kurvad ja et nüüd aeg jookseb, mais saab valmis ja see on laste mais, see on laste aastatoit ja kui lihtsalt varastatakse ja me ei saa aeda ehitada, mis me siis teeme? ja ma istun seal ja kuulan, kuidas Rosmarie räägib. järsku minu sisse tuleb teadmine ja ma ütlen talle, tead, mingit üldpostitust ei ole mõtet teha, see pole mitte kunagi meile mitte midagi andnud.
vaid võta kokku kõik need, kes on käinud meiega koos Sambias. Neid on päris suur hulk inimesi, kes on käinud seal kaasas seda tööd aitamas ja tegemas läbi aastate. Ja võta need, kes on käinud ja teavad ja on näinud ja kelle süda jäi sinna. Tee nendest eraldi Messengeri grupp ja kirjuta nendele. Silmapilkselt ta tegi selle Messengeri grupi, korjas kõikide inimeste kontod üles, kõik, kes temaga koos on käinud seal Sambias. Sama päeva õhtuks oli raha koos. Seal olid päästmata inimesed, kes on käinud kaasas. Meie eesmärk oli see, et me võtame kaasa ka päästmata inimesi, kes, kui nad seal käivad ja liiguvad, nad kuulevad nii palju Jumalast, et nad ei saa kaua jääda päästmatuks. Sest kes ei tahaks tulla Aafrikasse ja heategevusega tegeleda, eks ole. Ja kohe seal oli üks päästmata mees, kes oli esimene, kes pani esimese 100 eurot. Aga kohe. Ja pärast seda oli laks, igaüks pani ja lõpuks oli see raha koos. Nii et see on see, kui ühel hetkel, kui nõu ei ole ja järsku tuleb see tarkuse sõna. Pöördu nende poole, kes teavad, millest te räägite. Ärge püüdke mingeid võrke visata välja inimestele, kes ei tea, kes ei hooli ja heal juhul panevad pöidla. Et see on sarnane, nagu Illar siin rääkis. Aga selge, nüüd me peame küll palvesse minema. Aamen. Et ma just tahtsin öelda, et jaa, et tegelikult, et see toimib ikkagi väga, väga nagu sageli, kui sa tead. Et tegelikult nagu ei tea, aga sa tead, et sa pead seda tegema. Aga miks? See selgub nagu hiljem. Ja just, mis ma tahtsin öelda, et hästi lühidalt ühe unenäo kokku nagu võtan, et ma nägin unes, et ühest aiast tormab must suur koer minu suunas. Ja tegelikult, ja ma teadsin täpselt, mulle öeldi unes, mida ma pean tegema. Et ma pean jääma seisma, ma pean olema julge ja ma pean nagu vaatama otsa kohe. Ja see koer ei saanud mulle mitte midagi teha. Ja kui see olukord tuli täiesti nii-öelda, et ma ei olnud nagu selleks valmis ja kui see üks inimene nagu tuli vaimselt nagu ründama, siis ma kogesin, see on seesama hetk, täiesti ma teadsin, see on seesama hetk ja ma võtsin selle positsiooni, mis mulle unes anti. Tegelikult, et ma nagu sain sellest olukorrast nagu väga lihtsalt üle. Täpselt. Et ma oleks võib-olla maani vajutatud, võib-olla käpuli, aga ma teadsin, kes ma olen ja ma teadsin nagu vastu seista, sest mulle öeldi, mida ma pean tegema. Ja vat. See on täpselt, see on see näide. Selliseid on palju, et siin võiks jäädagi rääkima. Minul on härjad, ma olen härjal võtnud sarvist ja härg viskas mind üle müüri, kus ma muidu ei oleks üle saanud. Ja oli olukord ja täpselt sellise suhtumisega ma lendasin ja ma maandusin nagu baleriin teisel pool niimoodi nõtkelt ja graatsiliselt. Ja Jumal annab sulle teada, mis on tulemas ja kuidas sa pead sellesse suhtuma. Isa, me täname sind, et sina töötad igaühe meie elus. Ja tänu sulle, Isa, tõesti, et sa avad me vaimu silmad selgemalt nägema, et sa avad me vaimu kõrvad selgemalt kuulma. Et me südamed on avatud sinule, Isa, et me õpime tegema pidevat koostööd sinuga igapäevaselt. Et me tõesti õpime igas olukorras kõigepealt alistuma sinule, ootama sind, kuulama sind ja siis liikuma alles edasi, kui me teame, mida sina meile ütled selle olukorra kohta, et me ei hakka lihas rapsima ega hakka lihas tegutsema, mis iganes olukord tuleb. Isa, me täname sind ja me täname sind, Isa, et sina oled see, kes valab välja need vaimuannid. Aita meil olla, Isa, ustav sellega, mille sa oled meile juba andnud, liikuda nendes andides ja olla avatud, Isa, et sinu püha vaim saab liikuda meie läbi igal viisil, mida iganes on selles hetkes vaja, mida iganes keegi vajab, et sa saad liikuda meie kaudu, et me oleme avatud. Tänu sulle, Isa, selle eest.
tänu sulle, isa, et sa aitad meil mõista neid vaimuande selgemalt ja paremini. ja me teame, kui sa tuled ja näitad meile midagi, mida teha. tänu sulle, isa, selle eest. isa, me täname sind ka selle eest, et sul on, sina tead neid mõtteid, mida sina igaühe meie pärast mõlgutad ja need on õnnistuse mõtted ja mitte õnnetuse mõtted, selleks, et anda meile tulevikku ja lootust. isa, sa oled lubanud meile tulevikku, sa oled lubanud meile selle lootuse ja isa, nõnda ka nagu ka Hillar jagas, et vahel võib olla see tõesti täiesti viimasel hetkel, kui sa tuled ja ütled, et mul on lahendus, tee seda ja see lahendus tuleb, kuigi enne seda hetke, enne seda on selline tunne, et mis must nüüd saab või kuhu ma nüüd lähen või mida ma nüüd teen. tänu sulle, isa, sa ei jää mitte kunagi hiljaks. tänu sulle, isa, selle eest, et sa oled nii tegev ja sa oled tõesti nii tegev meie kõikide eludes, mitte keegi ei ole meist kuskil kõrval, vaid me oleme kõik sinu peopesal. ja nagu see, nagu alguses see Riina tõi selle näite tõesti, et me tõesti oleme nagu see rubiinisõrmus, sõrmes, et nii kui Jumal tõstab kätt, ta näeb meid, ta teab olukorda, mitte miski ei ole väljaspool, isa, sinu teadmises, sa tead täpselt, kus me oleme ja sa ei jäta meid mitte iialgi hätta, nagu sa ütled oma sõnas, ma ei jäta sind iialgi, ma ei hülga sind iialgi, ma olen kogu aeg sinuga, ma olen igal sammul sinuga. tänu sulle, isa, me palume, et mis iganes olukord kellegi elus on või kellegi ellu tuleb, et meil on see kindel teadmine, see kõikumatus on meie sees. ma tean, et minu Jumal teab, kus ma olen. ma tean, et minu Jumal teab, mis olukorras ma olen ja ma tean, et minu Jumalal on lahendus igas olukorras. tänu sulle, isa, selle kindluse eest. tänu sulle, isa. Jumala sõna elagu rohkesti teie seas, ütleb piibel. Jumal tahab rohkesti rääkida meie kaudu. Tema elav sõna, reema sõna peab elama rohkesti meie seas, mitte lihtsalt piibli teadmised, aga Jumala elav reema sõna elagu rohkesti meie seas. Nii et me avame oma südame ja oma usu uuele tasandile, kuuldes seda kõike, mis on toiminud läbi Vana ja Uue Testamendi, mis on toiminud läbi ajaloo, mis on toiminud läbi praeguse ajastu ja iga päev toimib. Igaüks teeb oma südame lahti ja ütleb, issand, ma olen valmis, ma ei taha ignoreerida sinu häält, kui sa tahad minule ilmutada, mulle näidata, mind kasutada, mulle anda sellist tarkust, arusaamist, strateegiaid, lahendusi ja nõuandeid, siis ma ootan seda, ma eeldan seda, et see tuleb ja ma võtan selle sõna vastu, kui sa selle annad. Isand, ma palun praegu igaühe pärast, kes on siin ja kes kuulab järgi, vaatab järgi. Isand, ma palun praegu. Taas on see üks roostes lukk, mis on vaja lahti muukida. Isand, ma palun praegu, et igas ühes, kelles on see elektrikilp, et taas kord sinu püha vaim võiks minna ja osutada selle elektrikilbi roostes lukule ja küsida luba, kas ma võin selle palun lahti keerata, kas sa palun hakkaksid tähelepanu pöörama, kui ma sulle annan, kas sõna kaudu või ilmutuse kaudu teada Jumala plaane ja mõtteid, direktiive, nõuandeid, suuniseid, strateegiaid. Kas sa tahad, et ma sind juhin või tahad sa edasi iseennast juhtida? Kõik, keda Jumala vaim juhib, kutsutakse Jumala poegadeks. Isand, sina juhid väga konkreetselt elava osaduse kaudu
konkreetsete juhiste, suuniste kaudu. Sa oled piibli kaanest kaaneni täis pakkinud näiteid, et su rahvas teaks, kuidas sa juhid, kuidas sa juhtisid Abrahami, kellele sa konkreetselt andsid tarkuse sõna. Mine oma isa kojast maale, mida ma sulle näitan. Kui Abraham ei oleks kuulnud, ei oleks läinud, ei oleks ka meie täna siin. Kui Joosep ei oleks kuulnud ja näinud, ei oleks Iisrael pääsenud näljasurmast ja meil ei oleks Messiat ja me ei oleks täna siin. Igaüks, kes piibli strateegiliselt kuulas, pani tähele, kuuletus, tänu kõigile nendele oleme meie täna siin. Kui mõni vahelüli seal vahel oleks alt ära hüpanud, oleks kogu tulevik muutunud. Isand, meie endi elus, me ei tea, kui palju võib-olla on läinud õigeid ristteid meist mööda. Sellepärast, et me ei kuulanud sinu manitsust, sinu üleskutset. Me ei pannud tähele, mida sa meile unes näitasid. Või kui ka keegi teine andis meile sõna. Ja me läksime mööda oma jumaliku saatuse ristteest ja valisime vale pöörde. Ja sa pidid käivitama uue plaani. Isand, ma palun, et sellistele jumala rahva eksirännakutele tuleks nüüd lõpp. Ja sinu rahvas ometi registreeriks selle ära, teadvustaks endale, et võib-olla tahab Jumal ka mind juhtida. Võib-olla tahab Jumala vaim mind ka päriselt juhtida ja juhatada, nii nagu su sõna ütleb Vanas Testamendis, et sa kuuled oma tagant häält, mis ütleb, kui sa kaldud paremale või vasakule, et see on tee, käige seda. Sa lubad seda öelda, kui seda kuulsid inimesed Vanas Testamendis. 1000 aastaid ja 1000 aastaid siiamaani. Siis, issand, igaüks meist ei erine sellest, vaid sa tahad samamoodi oma lapsi, oma poegi ja tütreid juhtida ka praegu. Ainult, et sind ei kuulata. Nagu su sõna ütlebki, et Jumal manitseb unenägude kaudu, eri viisidel, ainult, et seda ei panda tähele. Isa, ma palun praegu, kogu meie Kristuse ihu pärast, ma palun, isand, ma palun püha vaim andeks, et me ei ole kuulanud 1000 kordi sinu juhiseid, sinu juhatusi, su nõuandeid ja endiselt väidame, et me oleme Jumala vaimust juhitud ja siis me ei saa aru, miks meie elu on tupikutes, miks meie elu jookseb kinni nii, et kuidagi edasi ei saa, miks juhtuvad asjad, mis ei oleks pidanud juhtuma. Aga sellepärast, et me ei kuulanud su hoiatust, me ei kuulanud su nõuannet, me ei kuulanud su strateegiat ja kui paljud on olnud tagantjärele targad, kui paljud on pidanud pärast õnnetust ütlema, aga ma nägin seda ette, ma kuulsin seda, ma kogesin seda, aga ma ei arvanud, et see on, ma ei arvanud, et Jumal võiks minuga rääkida. Isa, anna andeks, et Kristuse ihus on juhtunud väga palju kahetsusväärseid asju, valesid pöördeid, täiesti õnnetusi ja läbikukkumisi. Ja siis on kibestutud Jumala peale. Ja öeldud, Jumal, miks sa ei hoidnud ära, miks sa ei kaitsenud. Aga tegelikult oli see, et sina hoiatasid ja mitmel korral hoiatasid, näitasid, et mingisugune tehing või mingi abieluliit ei ole hea, see ei too head, aga inimesed ei uskunud. See usu läbi ei olnud piibli sõna nendes segunenud, et nad oleks uskunud, et Jumal võib neid päriselt ka kõnetada ja juhtida, hoida ja hoiatada. Ja nad läksid õnnetusse. Isand, ma palun andeks praegu terve Kristuse ihu pärast, eriti Eestis,
kus isand sind on süüdistatud asjades, milles sina ei ole süüdi, vaid inimene ise, sest ta ei kuulanud sind, sest sa hoiatasid. Sina andsid teada parema tee, aga sind ei kuulatud. Isand, ma palun ühte suurt meeleparandust, kus inimesed paluvad andeks, kus nad on sind süüdistanud. Aga tegelikult nende süda on kibestunud sinu peale, kui asjad on läinud valesti. Isand, ma palun, et toimuks üks meeleparandus üle Kristuse jõu. Üks sügav meeleparandus ja andeks palumine. Ja et inimesed hakkavad käima ettevaatlikumalt koos sinuga ja õpivad pöörama tähelepanu sinu suunistele ja juhistele. Isand, ma palun, et me võiksime tõmmata joone vahele minevikule ja tänasele päevale ja et homsest oleks kõik teistmoodi. Et homsest algaks täiesti uus ajastu, kus rahvas õpib kuulama alandliku südamega sinu ees ja arvestama sellega, et sina juhid nii paljudel eri viisidel. Sa ei juhi meid füüsiliselt, nii nagu vangi talutatakse tema kongi. Sina ei juhi vägisi kedagi, vaid sinu hääl tuleb nii paljudel eri viisidel, nii nagu piiblis. Aga sinu rahvas ei usu, et see võiks olla tõsi. Isand, ma palun, et see kõik muutuks praegu ja sinu rahvas hakkaks kuulama sinu häält alandliku südamega ja sinu au ja su tarkus ja su õigus tuleks suurel viisil ilmsiks ja see valgus hakkaks paistma ülikirkalt, kui sinu rahvas hakkab väljendama sinu tarkust oma igapäevases käimises koos sinuga, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.